Tere, Anu! No tervist, Igor, tere! Vaata, kui huvitav oli see hetk, kui me sinuga kohtusime aasta tagasi peale. Ja, mäletan seda. Ja siis kumbki küsis, mis sa teed? Ja. Mina teen. Ma hakkan surmalaagrit tegema. Ja siis sa kiljatasid, ma hakkan ka surmalaagrit tegema. Miks me seda teeme? Mis sa arvad? Tegelikult see on ju tegelikult väga huvitav küsimus, miks me seda teeme, sellepärast, et oleme ausad, surm on ju ümberringi. Ja kogu aeg. Ja kogu aeg. Me ju elame, me tegelikult elamegi, me ju sureme. Tegelikult see elu ongi surm. Elu on suremine. Jah, suremine. Ega siin ju vahet ei ole. Muidugi slaavlased ütlevad, et me uinume, et keha uinub, et me uinume. Aga ikkagi me kaotame ära mingil etapil oma füüsilise keha ja tagasi tulles siia ilma oleme me absoluutselt teistsugused. Ja. Just. Ja see hirm, mis praegu on meis inimestes selle surma eest, et see ju halvab kogu meie elu käigusi maa peal. Ja hirm on ju sellest teadmatusest. Ja, just nimelt teadmatusest, mis on surm. Ja selleks meil ongi vaja teha sellist laagrit, et inimestele õpetada ja harjutada need selle mõttega, et me kõik läheme. Ja, me ei jää elama, me ei jää lihtsalt elama, saad aru, me ei jää. Me kõik ükskord läheme. Ja väga tähtis ongi see, et kuidas ka sinu lähedased seda kõiki võtavad. Täpselt. Üks asi, mis ma mõistsin, kui ma nüüd lugesin seda Tiibeti surnute raamatut, on väga oluline ka see tarkus, kuidas surijat ära saata. Ja. Et meil on ka vastutus või ka nendel meestel, kes tulevad ja õpivad seda koos meiega, on vastutus võtta ja seista hea selle eest, et oskaks ära saata oma lähedasi, oma vanemaid, oma vanavanemaid ja olla neile sellel viimasel hetkel toeks. Ja. Sest et meil see kultuur ju tähelikult puudub. Ja ütleme ka selles suhtes, et kui ta parasjagu ei saa nagu olla koha peal, eks ju, siis ta saab hiljem teades olukorda, missuguses etapis on selle lahkunu hing, oskab ta teda aidata juba siis, kui see hing on sellest füüsilisest kehast läinud. Aga tegelikult on ju hing 9 päeva meiega koos. Täpselt. Et see ongi see aeg, kus mina kui lähedane saan anda sellele hingele kaasa edasise mineku, arengu ja kõik muu. Ja. Et see on nagu väga tähtis. Et ma leian, et selliseid surmalaagreid, nagu me praegu oleme ette võtnud, on vaja inimestele teha. On vaja, et inimesed kogeksid enda hirmud, mis see kaasa toob. Et mina leian, et me oleme tegelikult tublid, et me selle asja oleme inimestele ette toonud. Loomulikult. Ja tegelikult ma sooviksin väga, et inimesed saaksid üle enda kõige suuremast hirmust ja tuleksid laagrisse. Ja. Seda kogema. Ja, see on juba suur hirmu ületus, et sa tuled sinna kohale. Ja. Et sa võtad selle aja endale ja teed selle läbi. Just. Et mina leian, et siin ei ole vaja mitte midagi karta, sest me elame peale seda laagrit edasi, aga meil on juba arusaam teissugune, kuidas me elame. Täpselt. Anu, mis on sinu enda suhe surmaga? Mul on küllaltki tihedad suhted selles suhtes, et ma olen kindlasti paljudele rääkinud, et mul ju kui ema lahkus, et meil oli ju see arstide case kõik ja siis kui ema tuli mulle 40. päeval ütlema, et tüdruk ei ole vaja. See oli minu enda soov. Ma elasin läbi küllaltki suure kogemuse, peale seda ma hakkasingi rohkem tegelema esoteerilise maailmaga. Enne seda oli mul juba nimi Egiptusest Anubis, aga siis ma sain aru alles peale seda, et see oligi nimi, mis ongi minule ehk selle elu ja surma värava hoidja. Et see nimi ei tule niisama juhuslikult mitte kusagilt. Ja nüüd, kui mul läks isa 14. jaanuar
saades 85 kell 5 hommiku. Aknad läksid lahti, uksed läksid lahti, ma sain aru, et isa tuli hüvasti jätma. Ja ma ütlesin kohe, et sa oled õnnelik mees, kes läheb täna. Ma olen sinu üle õnnelik, mul on hea meel, et sa täna lähed. Et see on absoluutselt teistsugune tunne. Ja ta läks 14. jaanuaril nüüd sellel aastal. Ta sai 85 ja ta otsustas lahkuda. See oli tema soov. Ja mina aksepteerin seda. Ja ütleme selles suhtes aksepteerin ma seda, et kui inimene siia maailma tuleb, ta tuleb ju tegelikult ema üsas sünnib paljana. Täiesti ihualasti. Tal on olemas mingisugused eluteadmised kindlasti kaasas, pagas. Ja kui ta siit ilmast ära läheb, me hakkame inimest riietuma. Me paneme teda riidesse, nagu meie ise tahame. Me ei tea, kas see füüsiline keha tahab, et teda niimoodi riietuda. Võib-olla füüsiline keha tahab ära minna ihualasti, nii nagu tema siia maailma sündis. Me ei tea. Aga minu isa läkski ihualasti, sest haiglast me tema keha kätte ei saanud. Kuna seoses selle koroonahaigusega lihtsalt asetati ta kotti, viidi surnukuuri, pärast seda tuhastati ja nii see asi läks. Aga ta läks vähemalt. Ja ma tean, et ta läks rahus, sündides siia ilma paljalt ja lahkudes siin ilmast paljalt. Et tegelikult see suhe on väga suur. Ja nüüd, kui meil sellel nädalal on just isa urnimatused, siis 2 päeva tagasi kell 5 hommikul, jälle kell 5 hommikul, isa õikab Anu täiesti reaalselt. Ma hüppasin voodist püsti, tõstin pea üles, ma räägin. Mina! Ise eidan uuesti pikka, räägin, mis asi nüüd toimub. Hommiku helistan õele. Õde räägib, tead mida? Mina kella 5 saadik mõtlen siin, kuidas isa urnimatused hakkavad toimuma. Ma räägin, no nüüd ma sain aru, miks isa käis. Sina olid üleval, mina rahulikult magasin Tallinnas ja nüüd oli vaja mind ka üles ajada. Kaasa mõelda, saad aru, et tegelikult see on nii huvitavalt kõik omamoodi seotud, et surma ei ole vaja karta. Seda ei ole vaja karta. Ja nii ta ongi. Kõige valusam on muidugi, kui lähevad lähedased. Aga see on harjumus. Harjumus mis mõttes? Harjumus inimese järgi, keda sa iga päev näed. See harjumusest üle saamine on raske. Just. Minul muutus surmade nägemine harjumuseks. Juba noorest peast hakkasid mu lähedased. Läksid juba väga varakult kõik vanavanemad ja ema matsin, ma olin 12-aastane ja minu jaoks on see eluaeg on nagu loomulik selline minek, et inimesed tulevad ja lähevad. Ja kõik kasuvanemad läksid teisi ilma ja ma ise olen korduvalt olnud sellises olukorras, et olen selle surmavärava ukse peal jalgu kõlutamas. Aga ma saan öelda, et minus seda surmahirmu enam ei ole. Vähemalt ma ei ole seda enam kohanud ja see on nagu selline vabadus tegutseda ja elada nii, et kui see on täna minu viimane päev, siis ma olen ülimalt rahul. Täpselt. Et see niimoodi peakski tegelikult elama, et sa ei jää nagu taga nutma asju, mis on sul tegemata, et sa ei jää taga nutma asju, et sa oled kellegile liiga teinud, et kuidagi need läbisaamised ise endaga selles eluprotsessis, eks ju, et täpselt. Need on nagu nii tähtsad, et see andestamine ja austus ja armastus ja teiste aksepteerimine ja kõik sellised asjad, et need on nagu täiesti olemas. Nii oma vanematele, vanematele, oma õdedele, vendadele, sest tegelikult me elame ise, me loome ise oma elu, mitte keegi teine ei loo. Just. Ja nii nagu me selle loome, nii me läheme, et see moment, kuidas me läheme, on nii tähtis.
ja. just, et see, et kuidas me oleme ette valmistanud selleks kõigiks. Ja kahjuks või õnneks me keegi meist ei tea, millal see moment kätte tuleb. Ja seetõttu ma ei lükkaks ka edasi sellist asja ja sellist õpetust, et saada enda sees rahu, saada selgeks sellised asjad, et mis siis saab, kui mind enam ei ole ja kellele ma midagi pärin või kellega ma veel tülis olen või kellele on mingid asjad ütlemata jäänud. Et selle sama laagriga me saame kõik need asjad joone alla tõmmata ja saame sellise hingerahu, et ükskõik, mis ka ei juhtu selleks päevaks, sa oled valmis. Nii et tulge laagrisse ja vaadake korraks oma hirmudele silma ja vabastage.